Viimastel aastatel oleme täheldanud Kahala järve märkimisväärset tervise halvenemist. See on üks peamiseid põhjuseid, miks peame leidma viise, kuidas järv taas avastada nii kohalikus kogukonnas kui ka kaugemalt tulijate seas. Järve olulisus ei piirdu mitte ainult selle kauni loodusega, mis pakub meile silmarõõmu, kui väga tähtsal kohal on ka mured, millega peame tegelema. Kahala järv on olnud alati meie kogukonna südameks. See on meie traditsioonide, mälestuste ja elustiili osa. Seetõttu võib seminari pealkiri tunduda mõnele kuulajale pisut eksitav, sest paljude jaoks Kahala järv mitte ei ole avastamata pärl, vaid juba ammu unustatud pärl, mille väärtust peaksime taas looma. Kutsun teid üles osalema arutelus, jagama oma mõtteid selle kohta, kuidas saame koos järve tervist ja elujõudu taastada. Loodan, et see seminar inspireerib meid kõiki ning suudame leida uusi viise, et teha Kahala järv taas kogukonna uhkuseks. Ja samas rõõm on ka tõdeda, et me ei ole selle väljakutsega nimelt mitte üksi. Oleme kutsunud kokku suurepärased esinejad, kelle hindamatud teadmised ja kogemused aitavad lahendada Kahala järvega seotud küsimusi. Kuid ennem kui mul on suur au kutsuda lavale meie esimene esineja, mainin ära, et toolide peal ja kui te sisenesite, näite te lehti QR-koodiga ja te kõigil on võimalus esitada meie esinejatele küsimusi. Tehes QR-koodiga oma telefonist pilt, satute te kohe lingile, kus te saate siis esitada küsimusi ja samamoodi, kui te siis lähete Kahala järve Facebooki lehele, sealt te saate samamoodi siis sattuda sinna lingile, et esitada küsimusi ja need küsimused jõuavad siis minule siia tahvlisse ja mina saan nad siis esitada omakorda esinejale. Ja täpselt ja kolmas variant, kuidas me saame siis küsimusi esitada, on tõsta käsi ja siis esitada otse siis esinejale. Igal esinejal on umbes kuskil pool tundi esinemisaega, mille järgi on siis kuskil 5-7 minutit küsimusteks. Kõiki küsimusi võib-olla jõua küsida, aga sellest ei ole ka hullu, sest meil lõpus tuleb arutelublokk, kus me saame siis oma küsimusi küsida või siis ürituse lõppedes samamoodi saate siis minna esineja juurde ja oma murekulta. Kuid nüüd on mul suur rõõm kutsuda lavale meie esimene esineja, kes jagab oma väärtuslikku mõtteid meiega. Palun tervitage aplausi saatel Kurli Vedru. Ja ennem kui Kurli hakkab rääkima, mainin ära, et Kurli on Eesti arheoloog, kes on põhjalikult uurinud Põhja-Eesti munasaegseid asustuspaiku ja maastikke. Ta on kaitsnud magistritöö Kahala järve ümbruse muinsusasutusest ning doktori väitekirja Põhja-Eesti arheoloogilise maastikest, olles üheks olulisemaks Kahala järve piirkonna muinaspärandi uurijaks. Ta on juhtinud arvukaid välitöid ning panustanud muinsuskaitse uuringutesse ja aruteludesse. Täna Kurli räägib meile Kahala järve olulisusest aastatuhandete aegade taguse elanike jaoks ja Kahala kuulaja saab ülevaate, kes ja miks ammustel aegadel siia kanti elama asus ja millega siin muinasajal üldse tegeleti. Palun, Kurli, ole lahke. Tere hommikut minu poolt. Mul ennast tutvustada enam vaja polegi, kõik tehti siin juba nii põhjalikult ära. Võib-olla öelda ainult seda, et kui ma 90-ndate esimesel poolel Kahalasse sattusin, oli täiesti juhuslikul minu magistritöö juhendaja ei suutnud kõigega tegeleda, Põhja-Eestis jättis mulle Kahala järve ümbruse. Ja minu esimene kokkupuude tegelikult siis oligi aastal 1994. Ja pärast seda lõputult palju veel, et see koht on niivõrd kõiknud kõigi nende aastate jooksul, et ma pean seda täiesti enda omaks. Mitte konkreetselt võib-olla ühte kohta seal, vaid kogu seda ala, mida ma arvan, et ma tunnen päris põhjalikult, ma olen seal palju käinud, palju kaevanud, palju inspekteerinud, teinud matku, kõike. Nii et see on mulle üks ääretult kodune ja ääretult sümpaatne koht. Tänase ettekande pealkiri
geograafiakirja võtsin samuti kaugest minevikust mu magistritöö pealkiri, mis oligi Kahala järve ümbruse asustuspiirkond muinasaja. Ja see oli mu esimene selline suurem töö üldse, kus ma tegelesin maastikuga, kõigega sellega, mis siis maastikus leida on, ühe pisikese piirkonnaga, kus kõik oli üksteisega nii seotud, kõik oli üksteisega nii läbi aegade üksteisega seotud. Kõik kohad, inimesed, nende tegevused ja see kaart, mis siin kõrval on, nii ütlesi ka siin, see on Maa- ja Ruumiameti kultuurimälestiste kaardirakenduse kaart Kahala järve ümbruse kohta. Siin on peal enamik, kõik riikliku kaitse all olevad mälestised, pluss siis mõned kohad, mida tegelikult aastakümnete jooksul ei ole millegi pärast kaitse alla võetud. Aga iseenesest näete, kui kirjuse ala on sisuliselt igal sammul midagi siin on ja sellest kõigest, mis siin on, miks siin on, millal tekkis, sellest kõigest ma üritan ka natukene rääkida. Kõigepealt, kuidas Kahala järv tekkis? Üks asi on see, millest räägib rahvapärimus. Järve kohta on mitmeid üleskirjutusi sellest, kuidas järv tuli siis härjana, tuli linnuna, tuli kusagilt kaugelt, aga teadlased ütlevad suhteliselt konkreetselt, Kahala järv on jäänud järv, mis jäi siis, mille lugu algas Mandijää taandumisega umbes 10 000 aastat tagasi. Enne seda oli meri kogu selle ala peal. Meri hakkas taganema, Jääserva lähedale jäi veekogu, millele inimesed aegade jooksul mingil põhjusel on andnud nimeks Kahala järv. Algul oli ilm, kui järv tekkis, ilm oli külm, artiline, aga toimusid muutused. Kui aastatuhandete jooksul ilm soojenes, hakkasid kasvama puutpõõsad ja järve ümbrusaladele tekkisid loometsad. Ehk siis see, mida meil tänapäeval ei ole. Tänapäeval me teame, loo peal on selline avar, meil on kaugel ulatuvad vaated, tegelikult kasvas seal algul peal suhteliselt tihe mets. Eestis mõnes kohas veel on loometsasid säilinud, umbes selline võis olla ka Kahala ümbrus. Aga 7000 aastat tagasi umbes tulid inimesed, küttisid, tulid loomakarjade järel, küttisid, korjasid taimi, ehk siis tegelesid korilusega. Ja need esimesed asukad, kes tulid järve ümbrusesse, olid esimesed, saaksid ka puid raiuma tegelikult. Ja aegade jooksul siis järjest see puude raiumine toimus. Oli vaja endale tulevikul edaspidi põllumaad, oli vaja elupaiku ja selle tulemusel siis tekkisidki meie avatud loopealsed, nagu meie neid teame. Ja miks me räägime sellest, et Kahala järve ääres on kogu aeg inimesed elanud? Sellepärast, et siinne loodus on pakkunud neile kõike seda, mida neil on vaja. See on eri aegadel on inimeste nõudmised olnud erinevad, aga täpselt kõike seda see järve ümbrus on ka pakkunud. Esiteks, loodus võimaldab, loodus piirab. Kui kiviaegsed inimesed tulid, nemad põlduga oli harinud, neile piisas sellest, et siin oli loomi, loomad liikusid, inimesed liikusid loomade järel, korjasid omal juurikaid, korjasid taimi. Pealegi järve ääres mitte ainult siis järv, mitte ainult mets, vaid tegelikult ka meri ei olnud kaugel, ehk siis kokku said erinevad ressursialad. Ja just see on põhjus, miks, ma lähen natukene edasi, kiviaegne asustus Kahala järve ümber. Miks oli kiviaegne asustus? Meil on näha, siin järv oli algul suurem, järveala on liigutusega antud ja täpselt selle järve kaldal need jutid, mis seal on, ehk siis märk number 1, on asulakohad. See on kiviaegsed asulakohad, 7000 aastat enne aastat tagasi elasid nendes kohtades inimesed. Ehk siis tegelikult see asustuspilt on suhteliselt sarnane juba praegusega. Meil on Uuris olid külad, Kahalas oli mitu väikest asulalaiku, võib-olla see oli üks suur küla, me ei tea, me ei ole neid kaevanud. Meil oli Soorinnas, meil oli Lool, meil oli Muuksis. Ühesõnaga kogu see järve äär, veepiir on olnud asustatud. Kas need olid üheaegsed asulad? Me ei tea. Nad on suures joontes üheaegsed, aga kas nad olid kõik korraga asustatud vaevalt? Pigem on tegu siis kohtadega, kus inimesed on tulnud aega jälle tagasi, kus nad on elanud.
siis aga kui nüüd aeg natukene edasi läheb, me räägime juba nooremast kiviajast, need olid need tüübid, kes juba hakkasid põldu harima, kasvatasid loomi, et nende asulad ei ole enam vahetult järve ääres, neil on natuke kaugemal, ehk siis kohad, mis neile sobisid, need on sellised rohumaad, ilmselt oli juba ka väikesed põllulapid neile tekitatud. Et see asustus tekib meil siia keskmise kiviajal ja sellest ajast kuni siis tegelikult tänase päevani on see järveäär olnud katkematud asustatud inimeste poolt. Natukene sellist üldisemat juttu siia vahele, et võib-olla polegi tähtis, aga üks asi, mida ma olen üritanud alati kõikjal, ükskõik kus kohas ma räägin mingist paigast, siis tegelikult on see, et ainus asi, mis ühendab tänapäeva inimesi mineviku inimestega on maastik. See koht, kus me oleme. Siin on olnud ammu enne meid. Siin on korduvalt olnud enne meid. Inimesed on siin liikunud, teinud midagi, elanud, nad on andnud oma ümbrusele tähendusi. Ja üks selline tähenduslik objekt antud keskkonnas on kindlasti kahalejärg. Ehk siis ükski inimtekkeline objekt ei ole juhuslikus kohas, vaid kohavalik on alati üksikasjalikult läbimõeldud. Ükskõik, kas see läbimõtlemine on olnud majanduslik, ehk siis see, et mul on seal head elutingimused, ma saan seal püüda oma kala, ma saan seal harida oma põldu, või siis sul on ka selline vaimne kihistus, mis kindlasti on igale kohale omistatud, et see koht on mingil põhjusel mulle hea elamiseks. Ehk siis põhiküsimused üldse arheoloogias ja tegelikult ka kahalääres, kus, millal, miks, kuidas. Kui hästi me oskame neile küsimustele vastata, see on juba ise küsimus. Nüüd veel üks näide Kahala ümbruse üleüldisest mälestistest, muististest on kunstnik Jaana Ratase poolt kunagi tehtud plaan, kus on nüüd näha kõik eriaegsed asjad jälle koos. Aga siin on eraldi toodud välja juba tingmärkidega, mitte nagu sellel muinsuskaitseameti kaardil, mida ma enne näitasin, vaid siin on nüüd näha, siin on meeletult palju selliseid kivikalmeid, hästi palju on asulaid, sest inimesed pidid lisaks sellele matsid kuskil ka elama. Natukene on põldusid, on üksikuid lohukive, juhuleide ja siis Tsitres ka päris uhke sadamakoht. Ehk siis kogu see ala läbi aegade, see asustus on püsinud üsna ühel ja samal kohal. Ehk siis praegu on näha, kus seda asustust ei ole, eks ju selles on see järve raba praegu, omaaegne järve rand, aga sellel kaardil siis kõik asjad korraga. Ja põhimõtteliselt kiviaeg, mida me maastikul näeme, kiviajast meil ei ole selliseid suuri objekte järgi jäänud. Kiviaegsed asulakohad tegelikult on tavasilmale täiesti nähtamatud, nad on maa sees põhimõtteliselt. Me võime neid leida põllu pealt, kui põld on üles küntud, me võime sealt leida tööriistu, nagu näiteks need. Siin on kvartsesemed, need konkreetsed on tehtud siis Kahalaäärest Soorinna asulakohas. Tollaegne asustus oligi vahetult järve ääres, erinevad ressursialad, lisaks veel veekogud kui liikumisteed, sest kuna meil oli mets igal pool järve ümber, sellest läbi minna väga lihtne ei olnud, siis tegelikult just mööda vett ilmselt käidi kõige lihtsamalt, nii suvel kui ka siis talvel. Nii. Aga muutus, selline totaalne muutus Kahalajärve ümbruse asustuspildis toimub tegelikult natuke hiljem, ehk siis pärast kiviaega. Kiviaeg oli intensiivselt asustatud, aga midagi olulist toimus inimeste maailmas, mõttemaailmas enne kõike just pronksi ja eelkogul rauaajal. See on selline pikk ajaperiood, mis jääb aastad 1800 enne Kristust kuni 50 peale Kristust vahele. Mis siis juhtus? Juhtus see, et inimesed hakkasid ehitama oma surnutele kivikirst kalmeid.
Need on maapealsed sellised puhikud, kindlasti te teate, olete neid näinud. Ja sellesse pandi siis enamasti põletamata surnud, mõnikord ka põletatud surnud. Miks see on üldse oluline? Oluline on see, et ta näitab sellist suurt muutust, mis on üldse toimunud inimeste mõttemaailmas, sest see on esimene kord, kui Eesti alal hakati maastikku teadlikult muutma. Kivikalme on suur, silmapaistev, ta jääb alles, ta ongi mõeldud selleks, et ta jääb kestma sinna maastikule, et kui sa ehitad oma kadurukestele sellise matmispaiga, siis tegelikult sa muudad teadlikult seda maastikku. Ja seda maastikku on Kahalajärve ümbruses muudetud ikka väga jõuliselt. Selles mõttes, et siit on teada umbes 250 kivikirstkalmet. See on meeletult palju. Kivikirstkalmeid meil Eestis on üldse Põhja-Eestis, Lääne-Eestis, natukene ka Saaremaal, aga põhimõtteliselt kokku on meil umbes 1000 kivikirstkalmet ja meil on Kahal ümber 250. Eks ju, see on midagi. Et selles mõttes olen oletanud, et see järv, mis on alati olnudki selleks tuumikuks või selleks südameks, mille ümber asustus on eri perioodidel koondunud, siis tegelikult oli sellel järvel ilmselt ka mingi sügavam tähendus inimestel, me võime öelda seda religioosne või mentaalne või kuidas me oskame seda nimetada, aga kindlasti mingi tähendus tal oli, sest tegelikult, kui nüüd kõik need kalmed läbi käia, siis tegelikult kõikidelt kalmetelt, välja arvatud mõned Sooginas seal Turje peal, kõikidelt kalmetelt on vaade järele. Et see ei ole juhuslik, et sul on sihitud kõik kalmed niimoodi, et nende kõigi juures näed järvele. Et miks just järvele? Üldiselt on teada, et vesi on näiteks Skandinaavia mütoloogias olnud selline veekogu surnutega seotud, teispoolsusega seotud, sealt kaudu saab suhelda teise ilmaga. Et võimalik, et siin on siis mingi samasugune asi toimunud. Ja need turjepealse kalmed, mis ei näe järve, need tegelikult näevad merele, et jällegi selline seotus veekogu. Asulakohti sellest ajast 3. Üks on Kalamäe, teine on Muksis ja 3. Muksi linnamägi või siis selline mäepealne asulakoht. Asulaid on, aga mitte nii palju, kui võiks neid olla. Võib-olla on toodud kusagil lähikonnast tehtud siia kalmeid. Võib-olla see ongi olnud selline sakraalne ala, me ei tea seda tegelikult, aga me võime teha mingeid oletusi. Aga see on üks nendest asjadest, mis muudab Kahala ümbruse nagu erakordselt eriliseks tegelikult, kui me räägime Eesti muinasajast. Just see meeletu kalmete kogus. Nii. Just, siin on ka natuke statistikat, Muksis 80 uuris üle 50, Kahalas 3 ülejäänud siis Soolinna maadel. Ja veel kord, et see võtme sõna siin, et esimest korda teadlikult ja igaveseks selle maastiku muutmine. Nii. Esimene kalme ehitatigi umbes 3000 aastat tagasi. Aga jällegi mitte siis veel päris sellele meie loo peal, selle mida meie teame, vaid avatud maastik, hõremets, karjatati loomi ja siis ühtlasi karjuti järjest seda metsaga vähemas. Nii, järv tollel ajal ikkagi veel suurem, mitte nagu praegu meil. Rabametsa alal oli ka veel järv sel ajal. Ja siis veel, et seda asja natukene veelgi rõhutada, et tegelikult arheoloogid arvavad tehtud arvutusi nende kalmete ja tolleaegse elanikkonna suuruse põhjal, et tegelikult sugugi siis mitte kõik inimesed ei maetud kivikirstkalmetesse, et see on ikkagi see ühiskonna mingi eliit, need, kes võivadki muuta seda maastikku. Aga tavakodanik maeti kuidagi sedasi, et temast ei jäänud väga jälgi maastikule. Nii, üks Eesti aegne õhuvaade hundikandritele. Siin on ka näha tegelikult, milline see ala siis nägi. Panin natukene pilte jälle. Siit tagant tegelikult paistab Kahala järv, kuigi mitte väga hästi. Kivikalme maastikul päris võimas, ka kiviaeg üle ehitatud. Selle kalme kaevas tegelikult läbi, see foto on Eesti aegne, kalme kaevas läbi 70-ndatel Tanel Moora.
ja see on üks tüüpiline muksi hundikandvatest. Selline madal kuvik, üsna suur ja siis ümber siin on nüüd jälle üks ilus pilt kalmete ja järelt paistva Kahala järvega. Võte on jälle tehtud muksis ja aastad on 30. Need on Uuriküla kalmed. Jällegi siis ühtegi asja ei tehtud juhusliku kohta kalmed. Vaade on järve poolt ja kalmed on täiesti sellisel kõrgel järve astandul, näevad välja nagu oleks horisondil. Ja kalme sees siis selline lahti kaevatud kirstud. Ühest on kadumatu välja võetud, teises on luud veel sees. Ja foto pärineb 20. aastatest baltisakslast ja helidõudest. Siin veel natukene ilusaid pilte. Asustus Muksi Linnamägi, Mäepealne asula. Koht siinsamas. Ilmselt oli seal talu või baar. Kindlustatud see tol ajal veel ei olnud, ei pidanudki olema, ta oli jälle selline looduses eriline koht. Jällegi arheoloogid arvavad, et sellised maastikul silmapaistvad kohad, neid asustasid tolleaegse ühiskonna sellised tähtsamad liikmed. Sest samast ajast on teada ka tavaasula kohad, üks on Muksis, üks on Kalamäel ja põhimõtteliselt need on siis sellised, nagu me hiljem teame, meie küla, lihtsalt maastikul. Veel üks vaade. Siin on üks savinõukogu kleebitud propsiaagel. Need on need, mille kilde me leiame nii asulatest kui ka kalmetest. Nii, muinasaja lõpp. Jällegi asutud pilt. Tegelikult see vastab juba täiesti tänapäevasele väikeste erinevustega. Külad, milles meil on tolleaegset materjali, Looküla, Kahala, hästi suur, Kalamäe pole ka väike ja nüüd viimastel aastatel oleme ka Uuris saanud sellised muinasaja lõppu leida. Muksis kasutusel Linnamägi, kuusnurk seal üleval. Tollest ajast olen kaevanud ise seda mitu korda. Asulakihti sellest ajast ei ole muinasaja lõpust, küll aga ehitati siis Linnamäele vall. Ja tegelikult pigem ongi ta äkki seotud, see sinine täpp üleval on Sitka sadama koht. Ulatuslik sadam kasutusel alates 5.–6. sajandist meie aja järgi ja siis uuesti sama ulatuslikult ja veelgi suuremalt alates viikingi ajast. Ja pigem on siis see Muksi Linnamägi ja selle kindlustused seotud just nimelt selle sadama kohaga all lahe ääres, kus siis pigem võidi näiteks, võis olla kauplemiskoht see Linnamäel, võis olla kaupade hoidmise koht, sest sellist tavaelutegevuse kihti Linnamäel ei ole. Aga kasutusel oli ta kindlasti. Nii, ja veel üks huvitav nähtus, mis ei ole iseloomulik ainult siis Kahala järve ümbrusele, vaid tegelikult kogu Põhja-Eestile, on see, et kui meil varem olid loopealsetel need uhked kivikalmed, siis just viikingi ajast jälle toimub mingi nihe inimeste sellises mõttemaailmas ja nad hakkavad põlde harima oma kivikalmete ümber, laialt kogu Eestis. Ja samamoodi siis need põllud, mis seal kodustik on number 3, need põllud on tegelikult Muksi hundikandrute ümber ja vahel. Ehk siis see varasem sakraalsus, mida tunnetati ilmselt veel ka palju aastaid, tuhandeid võib-olla pärast seda, kui viimane kivikalme valmis ehti. Ja tegelikult kadus kuskil viikingi ajal. Ja siis alad läksid sellisesse tavakasutusse, kivikalmete ümber tehti põldu, ilmselt tehti ka muud, tehti karjad ja iganes. Aga see selline sakraalsus on kadunud. Siin veel hakkame kokku tõmbama oma ettekannet. Siis
kui me käime maastikus, maastik, see on siis kõik see, mida me näeme, see on loodus, see on kõik see, mis inimene on teinud. Maastik on mitmekihiline, selles on alati kohal, lisaks meie praegusele ajale, siin on kõik minevikukihid on olemas. Meil on vaja need üles leida, me vahepeal ka näeme neid, kas me mõtestame neid sellisena, ma ei tea. Aga igal juhul, kui me käime ühel maastikul, siis tegelikult see on see maastik, milles on ka varem elatud, kus on toimetatud, kus on oldud. Ja erinevad ajastud saavadki ühes kohas kokku. Ja selles mõttes on see Kahala järve ümbrus selline täiesti eriline paik, et ta on konkreetselt piiratud ja ta on niivõrd selliseid mineviku kihte inimese tegevusjälgi niivõrd täis, et see kontsentratsioon on tegelikult väga-väga suur. Osaliselt tuleneb see kindlasti sellest, et alates 20. sajandi algusest on seda käidud uurimas. Aga tegelikult see on selline mikrorajoon, kus sul on kõik asjad olemas, mida sa oma eluks vajad. Sul on olemas siin kõik selline käelse külje jaoks vajalik, aga tegelikult on sul ka olemas see, mis sulle vaimselt tuge pakub. Ehk siis ilmselt lähtus enamik sellest järvest ikkagi. Need jäljed, mis siis selles minevikus on, selles kohas kokku tulevad, need on erinevad. Kõike mõnda me näeme, mõnda me ei näe, eks ole. Lähme siit välja, tegelikult siin lähedal on muistsed põllud, me leiaksime üles, seal on sellised põllustruktuurid kividest kõrgemalt. Kui me lähme kuskile, me näeme kivikarmed, me tunneme ka ära, me näeme Linnamäge, me ütleme, et see on Linnamäge. Aga just need asulakohad, mis tegelikult asuvad enamasti tänapäeva põldudel, sest see maa on ju hea ja haritav, need asulakohad on need, mida siis kõikidele ei ole näha, aga mis tegelikult sellest hoolimata on seal. Nii. Ja jällegi siis see, et need kohad maastikus on inimeste poolt erinevalt ka väärtustatud. Ehk siis see koht, kus kunagi elati, sinna hiljem ehitati kalme ja see traditsioon, et järv on oluline, tegelikult kandub järjest edasi. See tähendus võib muutuda, aga see tähtsus püsib. Nii. Panin siia lõppu ühe rootsiaegse pildi, mis tegelikult on üsna seesama, mis oli meil muinasaja lõpupilt ja tegelikult suhteliselt sama, mis on meil ka praegune pilt. Eks ole, siis Kahala suurküla, Kalamägi natuke väiksem, Uuri, Muksi, Loo, siis oli küll mis. Ja lõppu üks selline pilt koos nähtava ja nähtamatuga, pilt on tehtud Uuris. Esiplaanil suurelt on üks kivikirst kalme, millesse on 1920. aastatel sisse tehtud kelder. Tänu sellele, et sinna oli kelder tehtud, leidsin seal seest natukene inimluid ja ühe sellise tulekivi eseme, siis see ala, see rohumaa, mis seal ümber on, see tegelikult on Uuri keskaegne asulakoht. Ja kõige taga paistab veel Uuri Hiiemets, ehk siis jälle üks kiht sellist tähendust juurde. Et see tähendus ei lõppenud ju tegelikult ära mitte selle muinasaja lõpuga või selle hetkega, kui järg vaatas võib-olla oma sellise tähenduse, nagu tal oli pronksi ajal. Ei, see ju tegelikult on läinud edasi, Hiiemets on ju hiline. Samuti kõik elab see tähtsus edasi ka selles pärimuses, mis meil on selle sama järve kohta, kas või need järve tulemise lood. Et raske on järves Kahala järve tähtsus tegelikult alahinnata. Et see on meeletult suur olnud läbi kogu muinasaja. Minu poolt selline kiire ülevaade asjast. Suur tänu Kurrile, aplaus. Kas on publiku seas tulnud küsimusi Kurrile, et saab anda käega märku? Nii, jah. Kas hauafannuste hulgas siit kandist on leitud kalastustarbeid, mästmeid, luust, kivist plante sellises? On teada, ei ole teada? Ei ole, küll aga on kalaluid tulnud kalmetest. Kas on mingi konkreetseid kalaluud? Minu meelest oli haug, aga ma ei ole nüüd päris 100% kindel. Nii, nii härra. Tere, aitäh väga toreda ja hariva ettekande eest. Ma olen selline küsimus, kui palju on võimalik olnud järve ennast arheoloogiliselt uurida, et me teame seda muda kihti seal, eks ole? Selles mõttes ei ole seda väga tehtud, et me teame, et seal kusagilt on nagu mingid vaiad,
selles järves, aga mis need täpselt on, seda me tegelikult ei tea. Et järve kohta meil on küll võetud neid järvemuda proove, aga meil ei ole sellist konkreetsemat järve uurimist. Ja härra sealt tagantpoolt. Tänu hea ettekande eest. Minu ema isa jälge ümber selle Kaala järve kaastada suunati siia kuna Keppa ka 70-ndatel toimetatud siin Kaala koolis. Minu ema poolt on hästi palju pandud sinna kivikalmete ja nende kohta pärinud sitt. Ma olen ise rohkem ringi uidanud ja vaadanud, et nad hakkavad ära kukkuma, ära vajuma. Kas on plaanis uuendada seda figuuri? Tähendab, sellega tegeleb Muinsuskaitseamet ja nad jõudumööda panevad neid uusi küll, aga kuna neil on töötajaid vähe ja silte, mida panna on väga palju, siis nad loodetavasti jõuavad ka sinna. Et ma pean neid kiirendama. Ma pean neid kiirendama ka, jah. Et kas on võimalik teha sellised, nagu on seal Postiveres Peterburi tee ääres näiteks eksponeeritud? Kindlasti on. Aga siin Kahala ümbruses praegu sellist kohta ei... No põhimõtteliselt meil on eksponeeritud ju kalme tegelikult hundikangrutes, aga seal on praegu hopused peal, et ma ei tea, kas sinna juurde üldse pääseb. Seal on küll neid mitu tükki, sellepärast et seal on üks minu taastatud kalme, mis on avatud ja siis on Tanel Moorauni, aga ma ei ole kindel, kuidas nad praegu üldse ennast on. See avatud kalme on olemas, aga ümberringi on tõesti hobuse karjamaa suured. Ka sinna viib selline kitsasrada ja see üks kalme on avatud. No see siis on üks olemas. Aga see on jälle üks asi, mida tegelikult võiks nagu rohkem eksponeerida. Et sellised asjad, tegelikult meil on juba sellised väärtused siin olemas, et me võiksime jällegi, meil oli omal ajal seal makarada, võiks ju selle taastada. Just ja sellest olla äkki osa makarajast. No see võiks olla osa makarajast selles mõttes, et kunagi ma pakkusin välja terve järveümbruse makaraja, aga see ei läinud käiku, läks käiku väike osa sellest, mis oli siis just nende. Ja käikud ei läinud siis, mis põhjus oli? Huvipuuduse põhjusel. Huvipuuduse. Aga seal ütleme, et siis juriidilisi... Sinnani ei jõutudki minu meelest, sest lihtsalt ei olnud. Ja näen ka, et siia tahtlis on tulnud küsimus, et kas Kahala piirkonnas on tulevikus oodata uusi arheoloogilisi uuringuid või on plaanis mõni varasem uurimustöö jätkamine? Või on kõik juba läbi uuritud? Kõik ei ole kindlasti läbi uuritud, lihtsalt hetkel on see, et pole mõtet kaevata kaevamise pärast. Peab tulema kuskil mingi uus selline idee või küsimus, millele sa otsid vastust. Et kui mingi selline asi tuleb või siis täiesti mingi ootamatu leid ja selline asi oleks väga hea ja selline asi kindlasti ei ole siin veel viimane uuring tehtud. Aga kas on viimasel ajal ootamatutest leidudest olnud teateid? No selles kohas ei ole, sest eks me oleme seal läbi aegade nii palju käinud, et kui sealt midagi tuleb, see peab tulema midagi väga erilist. Mul on kahtlus, et mida sealt võiks veel tulla, mida võiks Kahala ümbert tulla. Aga seda seni veel ei ole tulnud, et seal on mõned asjad, mida sealt... Kas te jagaksite oma kahtlust? Ma arvan, et sealt võiks veel tulla midagi pronksi eelroma rauaegselt. Ma arvan, et seda võiks tulla tegelikult veel. Mitte siis kivikalmed, need on kõik näha, aga just mingi asustuskoht või mingi ohverdamiskoht või mingi selline, kui need on sellised. Seda võiks küll tulla. On veel publiku seast kellegi küsimusi? Jaa, küsimusi täna, aegkaugile sellise kujul, et aegalt me näeme inimesi detektoritega liikumas ja vanemaid teile niimoodi, kui palju seal on tulnud või nad teevad lihtsalt mõne teine elatist. Kusjuures Kahala äärest ei ole midagi tulnud. Võimalik, et nad teenivad elatist, võib-olla meil on kõik juba käes. Ma ei julge niimoodi näpuga kellegi peale näidata. Aga siit ei ole küll mingit sellist leidnud. Nii, aga suurepärane, suur tänu Kullile ja meil on ka siis väikene